Ära raiska oma elu. Pese hambaid. Niiditama peab ka. Sa võid üritada oma elu elada igate moodi, aga sa jõuad alati ikka samasse kohta tagasi. Et ilma jumalata ei saa ja on kurb. Nii et oli õige tee. Okei, lapsed, siin on hästi palju sääski, mida mina vihkan, aga Jumal armastab, aga Jumal armastab sind rohkem. Jumalaga koos käies ei ole sa kunagi üksi. Jumal on alati sinu kõrval ja Jumal annab alati inimesed sinu kõrval. Kui te siit koju lähete, siis võtke kõik kaasa, mis te siit saite. Kõik hea. Ja ärge kunagi unustage Jumalat. Mitte kunagi. Hetke see oma kõrva taha. Või ma selle lille siia panen kõrva taha. Ma tahan teile öelda, et austage oma ema ja isa. Olge alati rõõmsad ja positiivsed ning teage, et Jeesus on teie parim sõber. Tere lapsed, teate, ma ütlen teile, palvetage, sest palvel on vägi. Tahan, et sa teaksid, et kõik oma mured ja probleemid, olgu need siis kas väikesed või suured, võid sa usaldada Jumala kätte, teades, et tema toimetab kõik hästi. Kui te kardate, teil on kahtlused, siis usaldage Jumalat. Kui te siit laagrist lahkute, et te võiksite nagu kõigile kuulutada Jumalast ja olla hästi rõõmsad ja siis ka teised inimesed tahavad rohkem Jumalast teada. Kallid sõbrad, ma väga loodan, et see laager jääb teile niisi meelde, et te suudate seda meenutada ka 10-15 aasta pärast neid ägedaid tegusi. Aga tõesti, kui te seda laagrit meenutate ja enda sõpradele nendest räägite, siis rääkige sellest kõige olulisemast. Rääkige sellest, et kuidas olla edukas, kuidas olla positiivne, kuidas positiivselt ellu suhtuda ja kõige tähtsam, rääkige Jumalast enda sõpradele. Rääkige sellest, mida Jumal on teinud siin, tegi selles laagris ja rääkige Jumala armust neile. Hoia kõva!